Tere tulemast kuulama Stebi podcasti Samm-sammult heaoluni. Kui sind huvitab tervis, heaolu, sport ja kõik selle maailmaga seonduv, siis oled kuulamas õiget linti. Hei, täna oled kuulamas teemat, mis on päris palju hoogu kogumas üleüldiselt, selleks on läbipõlemine, ehk siis tahaks tegelikult tutvustada seda, mis sõna enda taga peidab, kuidas see võib kõiki meid mõjutada ja mis siis teha, kui on mingid ilmingud, et äkki sina või keegi su ümbert on läbi põlenud. Selleks on meil stuudios sel korral peaasi.ee psühholoog nõustaja Kristel Habicht-Spriit ja kes aitab siis minu küsimustele vastates äkki lähemale saada, et mis asi see läbipõlemine on. Äkki siis tegelikult võtakski kohe selle, et mida me nimetame läbipõlemiseks tänapäeval? Kui võtta aluseks Maailma Terviseorganisatsiooni WHO rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon ja selle 11. versioon, mis Eestis ei ole veel tegelikult ametlikult kasutusel, et siis seda läbipõlemissündroomi ehk siis inglise keeles burnout vaadatakse siis selliselt, et see tekib sellise kroonilise tööga seotud stressi tagajärjel, mida ei ole siis edukalt maandatud. Ja seal nähakse siis sellist 3 dimensiooni, mille kaudu see nagu avaldub. Et selline energiapuudus ja kurnatuse tunne, et inimene tunneb nii füüsiliselt kui emotsionaalselt sihukest tühjust, et ta ei saa oma tööga enam hakkama, ta on pidevalt väsinud. Ja see tööpäeva alguses juba tegelikult esineb see kurnatuse tunne, et lähen tööle ja ma tunnen, et ma ei jaksa nagu selle kõigega toime tulla. Siis selline võõrandumise tunne, pettumine oma töös, kõik võõrandumine, mis puutub ka nagu inimsuhteid töö juures siis kolleegidest on ju ja ka tööülesannetest nii-öelda võõrandumine on ju. Ja et töö ei paku nagu kuidagi sükest rahulolu ja sükest tähendust. Ja 3. komponent siis on süke vähenenud töö ja tegutsemisvõime, mis siis avaldab juba mõjuga näiteks keskendumisele, et see on juba nagu raskem ja võib-olla ka erinevate loovate ideede nagu väljapakkumisele, et kuidagi muutume selliseks nii-öelda konserviks, et kõik mahlad on kuidagi välja pigistatud on ju. Ja et tekibki selline enesekindluse vähenemine, sest ma tunnen, et ma ei suuda enam niimoodi töötada, nagu ma varasemalt suutsin. Ma saan aru, et seda on uuritud, või mina lugesin välja, et seda on uuritud umbes selline 50 aastat ja siis algkomponendid on üpriski samaks jäänud need, mis sa just kirjeldasid. Aga miks me just äkki tänapäeval sellest eriti räägime või kas inimesed on päriselt rohkem kurnatud või nad lihtsalt saavad oma emotsioonidest paremini aru või on üldse võimalik ennast paremini väljendada, et kuule, mul on halb olla? See on hea küsimus, et kuidas ja miks sellest nii-öelda rohkem räägitakse, et ma arvan, et seal on mõned ikkagi töömaailmas toimunud nii-öelda muutused, mis aitavad nii-öelda sellele kaasa, et seda rohkem nii-öelda tekkida saaks. Et kui mõelda, et neid tegureid tegelikult laias laastus on 3, millele saab tugineda, et ongi tööalased tegurid siis, töökoormuse teema, selline kontrolli puudumine või autonoomia puudumine võib-olla oma töö osas, siis sellised töö ja eraelu tasakaalu nagu teemad on ju, pinged töö kontekstis. Et see osa võib-olla on üks, mis määrab nagu seda, et kiiremini kõrgemale ja kaugemale on ju. Ja tegelikult teine komponent, ma arvan, et suures osas on jäänud selle 50 aasta jooksul samaks, on need isiksuslikud tegurid, et meil võib olla nagu inimesi, kellel on kõrgemad ootused iseendale, oma seatud standarditele. Et ma arvan, et inimene selles mõttes on nagu jäänud samaks, et neid inimesi ikkagi, ma arvan, et on enam-vähem sama palju kui 50 aastat tagasi. Aga jah, sinna juurde võib-olla kuuluvad see piiride kehtestamine, ei ütlemise nagu võimekus või võimetus on ju.
ja ka selline stressi olukordade toimetuleku oskus, et kas mul on kuidagi selliseks asjaks tööriist olemas või ei ole, on ju. Ma arvan, et see kolmas komponent, need keskkondlikud ja ühiskondlikud tegurid mängivad ka rolli selle koha pealt, et sellest võib-olla rohkem räägitakse. Et ikkagi ongi see pideva kättesaadavus ja infokoormusega toimetulek, on ju. Et see, ma arvan, ei ole meil nii-öelda hüppeliselt kuidagi kasvanud, aga info hulk ja see, et me peaksime kogu aeg olema kättesaadavad, on ikkagi hoopis teisel tasemel kui 50 aastat tagasi, on ju. Majanduslik ebakindlus on üks nendest sellistest ühiskondlikest asjadest ja ma arvan, et see, ma ei oska öelda, ma arvan ka ikkagi 50 aasta jooksul on siin ikkagi kõikumisi nagu toimunud ja siuke sotsiaalne surve ja ootused on ju, et see võrdlemine teistega, see, et meie võrdlus kuidagi subjektid, objektid on nagu kohe sekundi kaugusel sotsiaalmeedias on ju, et need juba hakkavad nagu mõjutama seda, et me hakkame rohkem mõtlema sellest, ma arvan. Jah, ma selles suhtes olen nõus täiesti, et need standardid ja see võrdlusmoment isegi ilma, et sa otsiks seda, sa näed seda. Et tõepoolest ikka tundub, et teistel on hästi, teised teevad paremini ja teised teevad tõesti kaugemale kõiki asju, aga reaalsus on alati see, et kõik mõtlevad niimoodi arvatavasti. Lihtsalt mõni saab sellega rohkem võibolla pihta. Aga kuidas me ise äkki enda sees, mis on need võibolla esimesed asjad, mis meis välja võivad hakata tulema, et mul on ebamugav ja kuidas me seda saaks ära tunda, neid viiteid, et äkki midagi hakkab nihu minema? Ja, et tavaliselt on sellised füüsilise või emotsionaalse kurnatuse mingid esimesed sümptomid, mis märku annavad, on ju. Et see võib olla täiesti see tõesti, et mul kuidagi ma ei tea, tihedamini näiteks külmetushaigustesse näiteks haigestun on ju, et siuksed, et võib-olla haagin nii-öelda külge neid viiruseid on ju. Aga kui sinna füüsilise tervise juurde nagu veel, võib-olla mingid seedehäired näiteks annavad tunna peavalu, näiteks pingetunne, et mingisugused selliseid asju kuidagi saab võib-olla ülemäära palju või kuidagi sagedamini kui varasemalt on ju. Aga kui sinna juurde nagu kuidagi tulevad näiteks unehäired, raskused uinumisega, võib-olla liiga siuke pinnapealne uni või ka selline liigvarajane ärkamine, et see on juba siukene päris tugev nagu signaal on ju. Aga ka siuksed üldiselt, et tõesti väsimus, isegi kui ma olen saanud piisavat tund, siis ma kuidagi hommikul ärgates tunnen, et ei ole kuidagi jaksu ja jõudu sellele päevale vastu minna. On ju. Ja kui mõelda siis selliseid võib-olla vaimse tervise nagu kuidagi sümptomeid, siis tõesti võib-olla ärevuse tõus, et ennem mingid, ma ei tea, tegin asjad lihtsalt ära, kohtumised inimestega, ei valmistanud mu jaoks raskust, aga nüüd ma kuidagi tunnen, et ma võib-olla ei taha väga minna või ma pean ennast ületama, et minna, on ju. Aga ka muud sellised emotsioonid nagu võib-olla süütunne sellest, et ma ei saa nii kiiresti asju tehtud või asjad ei edene nii hästi, nagu ma tahaksin, on ju. Ja kuni selleni välja, et ma tunnengi nagu täielikku nagu jõuetust ja lootusetust, et mul ei olegi siit nagu mingisugust nii-öelda väljapääsu ja head nagu lahendust, on ju. Et need on nagu siuksed esimesed, ma arvan, nagu sümptomid, aga kui sealt nagu edasi mõelda, siis ka selline küünilisus, et see tegelikult tekib reaktsioonina siis sellele püsivale kurnatusele. Et mõnes mõttes ta nagu kaitseb meid selle eest, et me nii-öelda kiiremini ja kõrgemale ja kaugemale enam ei pürgiks. Aga see on midagi sellist, mis ka hakkab nii-öelda võib-olla inimsuhetes märku andma, et ma olen nagu kolleegide suhtes, nende ideede suhtes, lahenduste suhtes selline nagu, et ma ei tea, et kas seda on mõtet teha, me oleme seda juba proovinud, see ei vii meid nagu kuskile, on ju. Et me hakkame nagu distantseerima ennast nii kolleegidest kui nende ideedest ja tuleviku kuidagi nägemustest, on ju. Ja siuke entusiasm ja soov kuidagi endast parima anda nii-öelda kaob kuidagi ära, on ju. Ja siis tõesti, kui mõelda, et mis siis siit veel edasi nii-öelda saab halvemuse poole minna, on siis tõesti, et see kurnatus ja
ja küünilisus kokku kuidagi nende koosmõju nagu toimubki sükene ebaefektiivsuse poole liikumine juba on ju, et inimene hakkab juba ise kahtlema selles, et kas ma ikkagi olen üldse kompetentne või kas ma ikkagi olen üldse siin nagu piisavalt produktiivne on ju. Võib-olla isegi väiksemad asjad juba võtavad nagu nii palju kuidagi pingutust ja jõudu ära, et päeva lõpuks ongi sükket, ma ei saanud ju mitte midagi tehtud on ju, et siuksed enesesüüdistused ja nagu muremõtted nagu selle koha pealt on ju. Ja võibki olla nagu see tunne, et ma annan nüüd, ma ei jaksa enam, ma annan nüüd selle miinimumi, et ma ei suuda siit nii-öelda enam grammigi nagu rohkem anda kui see, kui mult nagu miinimumi tasemel nagu oodatakse on ju, et jah. Ehk siis võib-olla saab seda kirjeldada ka niimoodi, et emotsionaalsus muutub hallimaks või üleüldiselt sa kuidagi jooksed keskpunkti kokku, et sul ei ole enam ei hea ja halb, vaid oledki. Just, et need nagu sükene laiem skaala nagu värvide mõttes kaob ära on ju, et ongi kuidagi selliseks must-valgeks nagu muutub see maailm on ju. Et selles on nagu rohkem sellist jah, sükest nii-öelda keskpärasust ja vähem nagu sükest rõõmutust või rohkem sükest rõõmutust ja sellist tunnet, et miski nii-öelda kuidagi ei paku mulle nagu töö mõttes enam pinget. Kas meil on pädevat või noh, 50 aastat on uuritud ja et kas meil on tegelikult sellist välja tuua statistikat, et palju üldse me võib-olla selle kokku puutume, et noh, seda on kindlasti raske hinnata ja seda me räägime võib-olla natuke hiljem, et kuidas seda hinnatakse üldse, et kas sa oled läbi põlenud või ole, aga mis on see nagu, mida teie poolt on nähtud, et mis see tendentsid on või statistika, et kui paljud kokku puutuvad või kui paljud üldse abi otsivad selle jaoks? Kui vaadata, teadusuuringuid muidugi on tehtud palju, aga kui nii-öelda proovida mingisugust infot kätte saada, siis kuidagi ongi see, et öeldakse, et see on kultuuriti erinev. Ja siis selles mõttes nagu rahvuskultuuriti erinev, aga ka töökultuuriti erinev on ju. Ja ka töövaldkonniti erinev on ju. Et tendents selles osas, mida siis tõesti see Maailma Tervishoiuorganisatsioon välja toob, on see, et see on nii-öelda suurenev probleem, nii nagu tegelikult ka teised vaimse tervise väljakutsed on ju. Ja Eestis on ka tehtud selles mõttes uuringuid ja sektorite kaupa ja noh, sellise nii-öelda rusikareeglina võib öelda, et ohustatumad siis töövaldkonnad on need töörollid, kus inimene, töötaja puutub kokku siis teise inimese abistamisega, et siuksed abistavad ja toetavad elukutsed otse loomulikult on ju. Et meditsiinisektor, sotsiaalhoolekanne, aga ka haridustöötajad. Märtsikuu on peaasjades vaimse tervise vitamiinikuu. Et kuidagi siuke peale pikka ja siukest pimedat kaamosaega proovime siis märtsis nii-öelda turgutada inimesi kuidagi endale head pakkuma. Ja igal aastal, sellel aastal siis juba 4. korda oli võimalik organisatsioonidel läbi viia oma töötajate nii-öelda vaimse tervise kraadimise siukest uuringut. Sellest võttis osa 400 erinevat ettevõtet asutust ja kuni 12 000 töötajat seal. Ja siis vaadati seda komponenti ka, et kuidas selle kunnatusega siis lood on. Ja tõesti sealt tuli välja, et meil ligi pooled avaliku sektori töötajad siis, kes uuringus osalesid, tõid välja, et nad tunnevad seda vaimset kurnatust ja teine suur sihtrühm, kes selle välja tõid, oli meditsiinitöötajad. Hea uudis oli sel korral kuidagi see, et haridustöötajate näitajad ei olnud üldse nagu kehvad. Seal vaadati, et mis see seda siis mõjutada võib, et seal oli päris suur hulk nii-öelda alushariduse lasteaiatöötajate õpetajaid ja võib-olla kuidagi nende vaates on veel nii-öelda need väikesed nublud, kes kasvavad nagu nii palju nagu energiat annavad, et nad ei tundnud, et see oleks nende jaoks nagu kurnav on ju. Aga ühesõnaga jah,
sõltub tõesti nii nagu sellest töövaldkonnast, sellest töökultuurist ja otse loomulikult nendest isiklikest teguritest, mis võivad mõjutada seda, et kas me nii-öelda satume sellesse võimalikku nagu ohtu või suudame selle nii-öelda vältida, on ju. Aga kui rääkida, Stebis tehti ka just üks suuremamahulisem Baltikumi uuring just töökeskkonna siis hüvedest ja kõigest muust. Ja seal ka selles suhtes tuleb välja, et inimesed ka töökohta vahetades väga suurel määral enam ei hooli võib-olla sellest palgast või sellest, mis see nagu boonus sinna juurde tuleb, vaid hoopis sellest, et see keskkond oleks näiteks rahulik, ütleb niimoodi, et ei oleks nii-öelda, räägitakse toksilisest töökeskkonnast on ju. Ja üleüldiselt ka, et need pehmemad hüved, järelikult inimesed teadvustavad seda, et kui neid ei ole, siis võib minna jamaks, ütleme nii. Aga ja nagu võtan siis kokku selle, et tundub, et kui need inimesed, kes aitavad siis teisi inimesi, võtavad selle koorma kogemata endale kaasa, et mitme inimesest siis muretseda või hoolitseda on ju, et see on see suur põhjus. Aga me oleme rääkinud selles suhtes läbipõlemises kui tööelus, kuid tegelikult kas on võimalik see, et eraelu põletab mind ka samamoodi läbi. Et ütlemegi, on see inimsuhted pluss, sa ütlesid ka majanduslik seis, see ei pruugi isegi töökohaga võib-olla seotud mingil määral olla. Et kui suur oht selliseks asjaks on, et praegusel hetkel hästi palju räägitaksegi tööelus sellest, aga kas me peaks märkama neid võib-olla faktorid hoopis see, et kui ma lähen töölt ära ja ma olen seal kurnatud? Kui võtta päris seda nii-öelda kliinilist diagnoosimist siis selle RHK-11 järgi, siis seal öeldakse küll, et see läbipõlemine ei ole meditsiiniline diagnoos, vaid see on kuidagi töökeskkonnaga seotud sündroom on ju. Aga et aina enam tõesti räägitakse sellest, et millised need teised faktorid on, mis võivad nii-öelda sellele burnoutini viia, sest me ei saa nii-öelda inimest ju eraldada, et on ainult inimene tööelus ja siis on inimene oma isiklikus elus on ja et me tuleme ju töökeskkonda oma isikliku eluga ju sisse on ju. Et otse loomulikult näiteks kõik, mis puudutab pereelu ja hoolduskohustusi, et näiteks haavatavamateks sihtrühmadeks on väikeste laste vanemad on ju. Et see hüppeline nagu koormuse kasv nii-öelda pereelus võib hakata mõjutama minu toimetuleku nagu ressursse ka tööelus on ju. Või vastupidi jälle pered või inimesed, kes peavad hooldama oma lähedasi, ma ei tea, erivajadusega inimesi või vanureid on ju. Et samamoodi nendel ei ole seda piisavalt võib-olla seda jõudeaega, kus nii-öelda taastuda ja seda energiat siis tööks üldse nagu ammutada on ju, et see on üks haavatavuse koht näiteks. Aga ka kõik see, mis puudutab tõesti lähedasi suhteid on ju, et kas mu koduses keskkonnas ma tunnen ennast nii-öelda kuidagi mõnusalt ja mugavalt ja armastatud ja toetusega või tajun, et seal on nagu pingeid ja mingisuguseid nii-öelda väga nõudlikke kuidagi suhteid on ju, et mis mind nii-öelda kurnavad emotsionaalselt ja vaimselt on ju. Aga et kui mõelda ka näiteks noorte peale, kes võib-olla tööga paralleelselt õpivad on ju, et see on ju samamoodi vaimset ressurssi nõudev tegevus, et ka sealt on ju, et seatakse mingisuguseid eesmärke ja ootusi endale on ju, et võib nii-öelda lõpptulemusena tööelus avalduda on ju läbipõlemisena. Ja otse loomulikult jälle see ühiskondliku ja sotsiaalse surve nagu teema on, et kas seal kuidagi peetakse oluliseks seda, et väga kiiresti, väga noorelt, väga kaugele nii-öelda jõuda ja kõike nagu korraga teha, et sa õpid, sul on pere, sul on töö on ju, ägedad hobid ka veel on ju, et see võib ka mõjutada meid kuidagi selles suunas avataval on ju. Nii et tegelikult võib-olla mõni ülikooliõpiline võib ka nagu tegelikult ju koolist läbi põleda selles suhtes, et kui ta võtab seda just kui nagu tööd ja pidevat igapäevast arengu kohta, kus ta siis põletabki enda energia ära, ütleme niimoodi. Aga hakkasin mõtlema, et kui me räägime, et jah, et tööelus on läbipõlemine, kas
ja et mis on need asjad, millega me võime seda sassi ajada, et noh, täpselt need samad sümptomid, ütleme niimoodi, kui ma olen koduses keskkondas, öeldakse, et võib-olla sul on depressioon või ärevus hoopis. Et kas läbipõlemist saab millegagi lihtsasti sassi ajada ja mis need võivad olla? Jälle, kui tulla sinna RHK 11 juurde, siis öeldakse, et see eristub depressioonist ja ärevushäiretest ja muudest vaimse tervise häiretest, aga tõesti need sümptomid kui sellised võivad olla kattuvad, on ju. Ja me ei räägi siin ainult tegelikult vaimse tervisega seotud nagu häirete sümptomitest, et võivad ka füüsilise tervisega seotud asjad anda tegelikult sellist kuurnatuse tunnet, et näiteks hormonaalsed muutused, et kilpnäärme talitushäire näiteks võib anda sellist püsivat väsimuse tunnet ja keskendumisraskusi. Aga ka rauapuudus ja mingite muude toitainete puudus selle koha pealt on ju. Aga kui vaimset tervise poolele vaadata, siis tõesti depressiooni juures on väga sarnaseid sümptomeid, sükest väsimust, motivatsioonipuudust, sükseid negatiivseid mõtteid, korduvaid on ju. Ärevuse puhul samamoodi, et sükene pidev nagu kuidagi pinge ja võimetus lõdvestuda ja lõgastuda, aga siis, kui tegelikult selleks nii-öelda see aeg nagu on ju. Aga kui mõelda näiteks ka unedefitsiidi peale, siis see ju annab samamoodi väga kiiresti tegelikult sükest kurnatuse tunnet ja sellist tunnet, et ma ei saa enam oma asjadega hakkama ja mu kuidagi mälu ja keskendumine on nagu häiritud. Ja samuti siuke posttraumaatiline stressihäire, et seal samamoodi ju siuksed hirmutunne ja siukest kuidagi ägedate reaktsioonide tekkimine, et samamoodi jah, sümptomite mõttes vägagi läheb kuidagi sinna läbipõlemise nagu suunas on ju. Aga kes või kuidas üldse läbipõlemist hindab, et kes saab sulle anda diagnoosi, ütleme niimoodi, et kuule, nüüd on jama, et noh, nagu sa ütlesid ka tegelikult, tulles natuke mõned minutid tagasi, et tegelikult see võib füüsiliselt ka väljenduda kõik, päriselt ka, et sul on midagi viga, et mingi keha annab siis märku, nagu öeldakse. Ja võib-olla siis ütleme nii, et esimene asi on siis jah, et kui su tervisekontrollid ja kõik muud on läbitud, et noh, et sa võib-olla oled terve, aga tunned ennast endiselt nagu halvasti, et siis järgmine samm, kas on näiteks minna siis kuhugi või kelle juurde? Jah, kui mõelda üldse kogu Eesti tervishoiusüsteemi peale, siis esimene samm on ikkagi see perearst on ju. Ja esimese nii-öelda diagnoosi kas või nii-öelda hüpoteesi saab perearst panna, kui me suudame ka ise nagu piisavalt holistiliselt kuidagi rääkida sellest, mis meiega toimub on ju. Et muidu võib ikka juhtuda seda, et okei, see uni on häiritud, aga et siis tegeleb võib-olla arst selle unega ja siis järgmine kord sa tuled jutuga, et su pea valud on ju. Aga et kui need asjad hakkavad nii-öelda kokku jooksma, et siis või sa ise suudad nii-öelda juba päris mitu asja nagu kokku panna, et siis tegelikult võiks perearst suuta selle diagnoosimisega hakkama saada küll. Kui perearst sellega nii-öelda ise ja hakkama ei saa, siis on tal võimalus teha näiteks e-konsultatsioon psühhiaatriga on ju. Et diagnoosi, mis siis saab psühhiaater teise võimaliku spetsialistina teha. Aga noh, kui mitte mõelda sellest, et me kindlasti peame nii-öelda otseselt nii-öelda diagnoosi saama on ju. Vaid et meil endal tekivad mingisugused esimesed kahtlused, et asjad ei ole korras, siis pöördumine ka mõne nõustaja poole, psühholoog-nõustaja poole, et tegelikult nii-öelda sellest sabast kuidagi varem kinni saada, et ennetustegevustega ikkagi tegeleda, mitte nende tagajärgedega tegeleda, et see võiks tegelikult olla juba päris hea viis. Ja võib-olla ma siia juurde isegi tooks selle, et kuidas see märkamine siis nagu üldse võiks toimuda, et võib olla ka see, et ma ise seda märkamist enda suhtes ei teegi, et see võib olla nii, et teised kuidagi hakkavad mulle hoopis märku andma, et on need siis lähedased või on need kolleegid. Et noh, kui inimesed sind juba nagu pikemalt tunnevad, siis ma arvan, et nad saavad aru küll, et midagi on nii-öelda teistmoodi on ju.
et siin ka kuidagi, kui mõelda organisatsiooni vaates, et mida organisatsioonid teha saavad, on ju, et üks asi nagu juhtide kuidagi teadlikkust tõsta, et nemad oskaksid märgata. Aga peaasi pakub sellist võimalust, et koolitada välja oma organisatsiooni vaimse tervise saadikuid. Et need on siis inimesed, kes suudavad nii-öelda vaimse tervise abi anda, rohkem nagu võib-olla siis nii-öelda need inimesed, kes esiteks puutuvad oma töös inimestega kokku ja teiseks võib-olla oskavad ka märgata kui mingisuguseid muutusi ja mingeid vestlusi nii-öelda algatada enda poolt, aga et organisatsioonis ka inimesed teavad, et meil on selline inimene, kellega ma saan rääkida, et ma ei tea, midagi minuga on toimumas, et mis sa arvad, et kuidas siit nagu edasi võiks minna. Aga kas sa isiklikult oled tundnud ka või aru saanud, et sul hakkab midagi sinnapoole minema läbipõlemise poole või on keegi sulle öelnud seda, et ütleme nii, et sina oled justkui see ekspert, aga sa nagu sa ütlesid, et tegelikult sa ise ei pruugi sellest aru saada. Et kas see on sinu puhul ka niimoodi olnud? Selles psühholoog-nõustaja töös, mida ma teen, õnneks ei ole selles mõttes selliseid läbipõlemise tunnuseid esinenud ja ma selles mõttes väga teadlikult tegelen sellega, et seda ennetada. Alustades tõesti juba sellest, et töökoormusest, sellest, et ma kasutan iseenda töö mõtestamiseks kovisiooni, supervisiooni võimalusi. Aga oma varasemast tööelus tõesti ma olen olnud seal lähedal, läbipõlemise sündroomi nagu lähedal ja see on see, et nii-öelda takkajärgi tark siis olles saad aru, et kui palju samme juba sai astutud nii-öelda vales suunas ja mida siis nii-öelda nüüd takkajärgi targana kuidagi proovid juba ennetada, on ju. Sa mainisid seda, et töökoormus ja alguses ka, et tegelikult me oleme justkui kinni jäänud sellesse, nagu oli ka 50 aastat tagasi, et meil on 5-päevased töönädalad näiteks, enamasti 8-9 tundi. Aga kas äkki on sul mõni näide tuua, et tõesti, ma ei tea, 4-päevane töönädal on vähendanud just selliseid asju nagu läbipõlemine või siis, et kuidas oma tööd võib-olla jaotada niimoodi, et ei tekiks seda pinge murdepunkti? Ja mul tuleb silme, et üks sükene hea nii-öelda illustratsioon sellest, et kuidas näeb välja töö ja eraelu tasakaal. Et kui mõelda 24 tunni jaotusest nii-öelda sellises ideaalses pildis, siis võiks olla nii, et 8 tundi pingutustööd, 8 tundi jõuda aega puhkust ja 8 tundi und. Aga see alati nii-öelda ei pruugi nagu toimida. Et mingitel inimestel see tõesti, et see pastakas kukub, täpselt ta teab, mis kellast mis kellani ja siis ülejäänud aeg on nii-öelda tema aeg. Aga tegelikult võib olla sükene pikaajaline ja selline tervist hoidev töö ja eraelu tasakaal ka see, et ma ei tea, 2 tundi hommikul mul on tööaega, tund aega, sellele järgi on näiteks mingisugune treening, sealt edasi jälle mingisuguse tööasi ja siis nii-öelda ei olegi see, et ta peab 8 tunni sisse ära mahtuma, et ta on lihtsalt natukene nagu paindlikum on ju või see, et ma ei tea, ma pean lapsed viima lasteaeda, see on mingisugune osa, siis ma tegelen tööga. Et see on ikkagi hästi inimese enda disainida ja hea on, kui see organisatsioon ja organisatsiooni kultuur ja koostöö nagu võimaldab seda teha. Just, et see tuleb juba, see faktor tuleb mujalt, aga me oleme vist sinnapoole liikunud väga paljuski, et ma tean, enda kogemuses, et kõik on võimalik, kui on kokku lepitud, ütleme niimoodi. Ja tõesti see võib-olla paremal ajal töötamine, kes tahabki võib-olla varem alustada, kes ongi varem ärkaja, tal polegi seal hommikul midagi teha, on ju, et siis ta tegelikult võib ju varem alustada ja varem lõpetada, oletame. Et see on tõesti väga suur pluss tänapäeval ja ilmselgelt on ka võimalik ju tänapäeval nüüd kaugtööd nii palju teha ja kõike muud, et näiteks kui sa ütlesid, et 8 tundi võiks olla see iseenda aega, aga kui sa käid laste poe vahet veel 2 tundi sealt, siis see ei ole väga lõbus iseenda aeg, ma ütleme nii. Aga kaua sellisest asjast, ütleme niimoodi, et taastutakse võib-olla või et kui saad selle kätte, et perearst näiteks ütles sulle või psühhiaater, et on probleem,
kaua tavaliselt taastutakse või mis see samm on, mis siis saama hakkab üldse? Ja et sellisest tõsisest läbipõlemissündroomist taastumine ikka võtab aasta või isegi kauem. Kirjanduses räägitakse aastast kuni 3 isegi on ju. Et ma arvan, et see esimene samm üldse on kuidagi see teadvustamine, et mul on mingisugune probleem on ju, et ma olen jõudnud nagu sellesse kohta, et täiesti nii-öelda kuidagi kõik ressursid on ära kasutatud siis töö tegemiseks on ju. Et me ei saa nii-öelda sealt nagu edasi minna, kui me ei ole nagu teadvustanud, et me pean sellega tegelema, et me ei saa siit niimoodi edasi toimida. Ja tegelikult teine oluline asi, mida ma olen täitsa kuulnud reaalses elus, kui inimene ise ei suuda aru saada, et ta peab töölt eemal olema, siis on ka sellised väga radikaalseid meetodeid, kus juht tegelikult võtabki ära sult su tööarvuti ja isegi töötelefoni ja nii-öelda anna oma töötõend siia, et sa pead tegelikult sellest tööst distantseeruma, sest selle läbipõlemissündroomi käigus ühest küljest nagu tundub, et see distantseerumine toimub tööst ja kuidagi oma ülesannetest, aga teisest küljest sinu identiteet on nii tugevalt seotud sellega, selle töörolliga on ju, et sa pead ikkagi aru saama, et inimeseks olemine ei ole võrdne sellega, et ma olen ainult human doing on ju. Et leidma nii-öelda üles, mis on see osa minust, kui ma ei tee tööd. Et me ei defineeriks ennast töö läbi sisuliselt. Just. Tegelikult on maailm palju lõbusam ja toredam arvatavasti, kui sa teed asju endale, mitte ainult töö jaoks on ju. Just. Ja sealt tegelikult hakkab see tervise taastamise protsess siis nagu peale, et vaadata ikkagi üle, et mis siis on need füüsilise tervise teemad, mis on need vaimse tervise teemad on ju. Ja seal on nagu hea kaasata siis tõesti juba või leida endale need professionaalid nii füüsilise kui vaimse tervise nagu koha pealt on ju. Et tõesti võtta perearst ette või psühholoog ette või isegi vaadata nagu seda oma eneseteostust nagu laiemalt, võib-olla ka karjäärinõustajaga arutada on ju, et kas see on nagu see, mis pikemalt nii-öelda mind toidab või hoopis kuidagi mind lõhub on ju. Aga tegelikult kardetakse sellisel juhul ju tegelikult oma töö kaotada või kui sa ütled, see on tõesti nii pikk protsess ja sa ütled, tegelikult töölt lahkumine on üks selle alustala siis lõppkokkuvõttes või töölt eemaldumine. Jah, aga mis tihtipeale võib ka tähendada seda, et sa peadki selle töö ju justkui jätma, kui muud kokkulepet või võimalust ei ole isegi. Et ütleme nii, pikem puhkus võib-olla ei aita sellele 4 nädalat puhata, et siis on kõik korras. Ja ma ei teagi, mis see kõige pikaajalisem haigusleht, mis järjest saab olla, kas on seal 3 või 4 kuud on ju, et siis on tõesti nagu tööseadusandlusest tulenevalt muidugi tööandjal nagu võimalus nagu otsustada on ju, et kas ta saab mingid variante veel nagu sinu toetamiseks kasutada või tuleb see töösuhe kuidagi lõpetada ja ma saan aru, et see iseenesest nagu lisab kuidagi seda ärevust. See hirm võib nagu veel sinna otsa tulla, kui sa oled läbi põlenud ka, et nüüd ma kaotan veel töö ja kõik, mis edasi saama hakkab. Aga et kui mõelda sellest, et kuidas must üldse nagu kasu võiks olla selles olukorras, kui ma olen juba seal nii läbi põlenud, et siis ma ei tea, et proovime nüüd natukene veel pingutada või kuidagi veel nii-öelda hakkama saada, et see ühesõnaga see ikkagi on nii nagu see kuidagi sõnagi ütleb, et ta ikkagi tuhastab sind nagu nii nagu korralikult, et sellest tuhast nii-öelda kuidagi uuesti tõusta ikkagi saaks, pead sa tõesti nagu selle inimeseks olemise kuidagi uuesti mõtestama, et üks asi ongi see füüsilise tervisega tegelemine on ju, võib-olla sinna lisaks nagu sellistele toetustele nõustamise näol ikkagi on vaja ka täiesti sellist psühhiaatri poolt määratud siis medikamentoosset ravi näiteks on ju. Aga tõesti ka sükene väärtustöö üle nagu mõtisklemine, et mis asi see siis nagu on, mida ma siis pikemas perspektiivis nagu teha tahan ja ka suudan on ju, et see võib ikkagi nagu nii karm kogemus olla, et sa lihtsalt tunned, et ma ei suudagi nii-öelda oma endisele tasemele tõusta on ju, et see võtab ikkagi nagu kaua aega, et see taastumine toimuks. Ja kui mõelda nagu kogu elu perspektiivis ja tööealise elu perspektiivis, et palju meil neid tööaastaid umbes võib olla mingisugune 40-50 aastat on ju.
et kui palju siis sellest ma nii-öelda olen päriselt ka nagu heas vormis seda kõike nagu tegema ja kas ma oma mingite valikute ja tegevustega nii-öelda halvendan oma võimalusi või parandan niimoodi või selles mõttes hoian jätkusuutlikuna need võimalused on ju. No, piltlikult öeldes ju tegelikult ütleme 50 aastat töötad, aastas on 50 nädalat, aga 50 nädala jooksul sa 4 nädalat puhkad, ehk siis tegelikult 50 aasta jooksul sul võivad need pausid tekkida ehk oma energiat siis taastada, ma ütleks niimoodi selle kohta. Just. Aga kuidas ma tunnen ära, et nüüd on hästi ja nüüd lähen tööle tagasi ükskõik, mis mind siis kutsub tol hetkel? See on hea nagu selles mõttes küsimuse koht, et kas ma suudangi seda nagu üksi ära kuidagi tunnetada või suudan ma seda kuidagi kellegiga nii-öelda koostöös välja nii-öelda raalida on ju. Ja üldse ei ole nagu harvad võimalused ja ma tean, et seda ka kasutatakse, et see kuidagi toimub ka nii-öelda järk-järgult on ju. Katse-eksituse meetodil on ju. Et kus minu nii-öelda see taluvuse piir siis läheb või minu võimekuse piir, millise mahu juures, milliste ülesannete juures, millise rolli juures on ju. Et sihukene etappiline tegelikult võiks olla see tagasi naasmine ja see võiks olla läbi mõeldud nii indiviidi vaates kui ka organisatsiooni vaates, et ei tekiks nii-öelda kuidagi väga nagu kiiresti või uuesti mingisugust sellist põrkumise kohta selles kohas on ju, et organisatsioonid võiksid ka selles mõttes läbi mõelda, et kuidas inimesi nii-öelda uuesti onboardida peale nagu sellist läbipõlemist. Ehk siis kui vaim on justkui valmis, siis tasuks eksperimentaalselt tasa ja targu alustada sellega. Nüüd sa teid ka siia vestlusse selle, et teised inimesed sinu ümber, aga kui minul on kõik hästi, siis kuidas ma näen oma töökaaslases, et temaga on halvasti? Et sa mainisid küll jah, et kui sa inimest juba piisavalt tunned, siis tõepoolest sa märkad mingeid asju, aga kuidas sellele võib-olla läheneda või kuidas saada rohkem natukene teada, et võib-olla kinnitada seda endale või hakata aitama inimest? Mõtlen juhi vaatest, kuidas seda kõige lihtsam võib-olla märgata ongi see, et võib-olla mingisugused kokkulepped nii-öelda või mingisugused tähtajad näiteks kuidagi ei pea enam vett on ju. Või inimene tundub kuidagi sellisem ajameelsem ja samas võib ta olla nagu kuidagi väga entusiastlik, et küll ma hakkama saan ja küll ma ära teen ja võib-olla isegi võtta endale mingisuguseid asju nii-öelda üle määra lauale, olgugi, et on näha, et need, mis varem on kokku lepitud ja ära peaksid olema tehtud, et need kuidagi venivad, on ju. Et ega inimesed oskavad päris hästi ka nii-öelda maskida seda, on ju, et ei ole nagu, ongi see hirm, on ju, et äkki keegi teine nagu kuidagi paljastab mind, on ju, et ma ei saa siin nagu hakkama. Aga mõtlen, et sellised, ma ei tea, kas iga nädalased või paari nädala tagant sellised vestlused, kuidas sul läheb, see ei pea nagu olema ainult, et nii vaatame üle, et millised ülesanded olid ja kas need on täidetud või mitte. Aga sihuke usalduslik suhe nagu kolleegide või juhi ja töötaja vahel tegelikult võiks anda. Et sealt võib kooruda nagu niisamagi see asi välja või siis inimene juba tegelikult hakkabki ennast ausalt kogemata avama, tolle vestluse käigus on ju. Ja et kui sa saad ka nagu inimese ülejäänud elust ikkagi mingisuguseid infokilde on ju selle koha pealt, et mis ta koduses elus toimub või mis ta, ma ei tea, õpingutega seoses või millegi muuga on ju, et siis või et ta juba ütleb, et ma ei tea, siin nädal aega juba näiteks ei maga on ju, et siis hakkad neid 1+1+1 nagu kokku viima on ju, et ja jällegi siis on veel võimalik võib-olla ennetada seda suuremat probleemi, et töö jääb tegemata, sellepärast inimest ei olegi olemas. Just. Aga läbipõlemise puhul me ju tegelikult ei räägi ainult seda, et inimene töötab hirmsasti nagu rong ja sõidab kõigest läbi ja teeb 12 tundi päevas tööd, vaid tegelikult ju läbipõlemine siin jutu käigus on tulnud ka välja, et võib-olla see, et sa teed endale mitte ebameeldivat asja, aga sa ei tunne ennast nagu väärtuslikuna seda tööd tehes või siis, et jah, töö võib väga lihtne olla, aga kui sa ennast ei täienda sellega kuidagi, siis see võib ka sind läbi põletada, et sa tunned ennast tühjana. Ja, et kui selles töös ei ole kuidagi sihukest saavutamise tunnet või kuidagi väärtuse tunnet, et ma loon mingit väärtust on ju, et sihukene monotoonsus, rutiinsus tegelikult on üks nendest asjadest, mis võib nagu viia selles mõttes sinna suunas on ju.
et ei, kindlasti mitte ainult jah, töökoormus, see töö tähendus, töösuhted kolleegidega ja kuidagi kõik see on ju, et seal on ikkagi mitmeid nagu komponente, mis võivad nagu selles suunas nagu mõjutada on ju. Aga kuidas läbipõlemisest midagi võita või positiivset kaasa võtta, et kas seal on midagi sellist ka? Ma saan aru, et inimesed teevadki võib-olla karjääripöördeid, jutumärkides tänu sellele siis, aga äkki on veel midagi? No ütleme nii, et targemad õpivad teiste kogemusest. Ja muidugi siis enda kogemusest õppimine on niisugune valus õppetund ja on leitud ka muidugi seda, et sellest ühekordsest kogemusest võib juhtuda, et ei piisa. Et isegi kui ma vahetan näiteks keskkonda ja organisatsiooni, siis need faktorid, mis kuidagi on isiksuse tasandil on ju, need kõrged ootused, niisugused perfektsionistlikud jooned, võimetus seada piire, et need ju tulevad meiega nii-öelda ka järgmisse töörolli kaasa. Et selline iseenda tegelikult tundma õppimine ja see, mis meid ka käivitab sinna suunas nii-öelda liikuma uuesti. Et see on kindlasti nagu väga kuidagi vajalik ja tarvilik ja võib-olla ongi läbi selle valusa kogemuse, kuidagi me jõuame selleni, et ma pean hakkama nüüd ka mingisuguseid oskuseid tegelikult rakendama. Ja selline iseenda ikkagi mõtlemisest, emotsioonidest ja käitumisest teadlik olemine ja arusaamine, et kuidas need 3 komponenti tegelikult võivad mind mõjutada nii positiivseid asju saavutama, kui ka võivad nii-öelda mul vaipa jalge alt ära tõmmata, et nagu see on tegelikult, ma arvan, see hea võimalus on ju, et veel parem muidugi, kui see oleks ennetav võimalus, aga et võib-olla see siis tuleb läbi selle kogemuse. Kas meil on veel mingeid nõuandeid või lühikesi nippe, mida läbipõlemisest soovitada? Näiteks peaasi on siin läbi kõlanud ja et aga äkki on veel mingeid selliseid lühikesi nõuandeid? Jaa, et kui tõesti vaadata sinna ennetusmeetmete nagu suunas, et hästi võib-olla siuksed teada tuntud ja nagu juba kulunud nagu info selle koha pealt, et me peame tõesti hoidma sellist vaimse tervise nagu vundamendikive, head unerežiimi, mitmekesist toitumist ja piisavat füüsilist aktiivsust. Et kui meie töö näiteks on vaimset pingutust nõudev, siis mõelda tõesti, et kuidas ma selle vaimse pingutuse tasakaalustuseks saan endale midagi füüsilise nagu tervise nagu osas lubada on ju, et kes tunneb, et selleks on mingisugused rahulikud, ma ei tea, pilatese, jooga või jalutamise nagu trennid ja mõni teine ütleb, et ta peab kõrge intensiivsusega, ma ei tea, mingit jooksutrenni tegema või jõutrenni tegema on ju, et kuidas kellegi läin. Siis mul kunagi on ühest vestlusest ühe oma kolleegiga meelde jäänud see, et ela oma eraelu nagu nii põnevaks, et sul lihtsalt peab see pastakas nagu kukkuma peale tööpäeva lõppu on ju. Et sa ootad seda aega rohkem kui tööd tegelikult. Just. Et ja see on ikkagi ka selline asi, et me peame endaga nii-öelda need kokkuleppeid eelnevalt tegema, mitte see ei ole see, et me peame kõik need asjad to do listis nagu päeva mõistes ära tegema ja siis, kui mul jääb aega üle, siis ma teen neid toredaid ja meeldivaid ja hobitegevusi on ju. Et need ikkagi tuleb nii-öelda enne oma kalendrisse paika panna ja samamoodi neid oluliseks pidada nagu neid tööülesande, mis su kalendris on ju. Et tänasel päeval jah, ma ei tea, kui ma vaatan täiskasvanud inimeste kalendrit, siis seal on ainult kohustused, aga et kus on nagu siis minu lõgastumise ja oluks nagu mõeldavad tegevused on ju, et me peame neid ka täiesti teadlikult nii-öelda prioritiseerima ja iseendaga või teistega siis kokkuleppeid tegema, et meie aju vajab tõesti igapäevaselt nii pingutust, sooritust kui tulemuslikkust ja samas sinna vastukaaluks tõesti seda, et oleks niisugune kohustuste vaba hinnangu ja tulemuste vaba nagu niisugune olemine on ju. Et see nagu kuidagi niimoodi enam ei tööta, nagu sa ütlesid, see 50 nädalat aastas on ju, et see 4 nädalat on puhkust, et võtan ka ainult see 4 nädalat siis nagu selleks puhkamiseks. Me peame tegelikult igasse päeva integreerima ka siukest ebaefektiivset olemise aega on ju.
et me nagu jätkusuutlikult jõuaksime, et muidu jääme ootame seda 4 nädalat, siis see 4 nädalat võib minna väga kehvasti selles mõttes, et tihtipeale inimesed ütlevadki, et füüsiline tervis kuidagi hoopis veab alt, on ju meeleolu näiteks kuidagi hoopis on süükene, meil on nagu ärev, ma ei suudagi lõõgastuda ja siis võib-olla hoopis leitakse mingid mittekonstruktiivsed viisid kuidagi seda puhkust veeta, ma ei tea. Liiga palju alkoholi tarbides, üle süües või mingisuguseid muid mitte. Nagu kõik on topitud 4 nädalasse võib-olla ja siis sa tegelikult ei puhka. Just, hästi intensiivseks läheb, on ju. Super, ma arvan, et sellega me saime läbipõlemise teemale joone alla. Aga nagu ikka iga külalisega, Kristel, sinuga pean ka tegema seda, et küsin mõned küsimused sinu kohta, väga lihtsad küsimused, sina vastad nii nagu tuleb. Esimene küsimus on, mis on sinu jaoks heaolu? Heaolu on, ma arvan, ongi keha ja vaimu selline hea nagu tasakaal, mis siis tuleb nendest 5 vaimse tervise vitamiinist. Liikumine, toitumine ja uni, head toetavad suhted ja head emotsioonid. Ehk on sul anda üks selline ärevuse leevendamise viis, mis näiteks sinu puhul kõige paremini toimib, kui on selline ärevam olukord? Minu arust üks väga lollikindel hingamistehnika, mille kohta ma olen isegi öelnud, et selline tunne, et inimene tegelikult vist on isegi robot, sest töötab nagu nii kiiresti, on 4-7-8. Et võibolla varasemalt olete kokku puutunud, ma ei tea, ruuthingamisega või mingite muudega, aga see 4-7-8 siis töötab sellisel algoritmil, et 4 sekundi jooksul hingatakse nina kaudu sisse, 7 sekundit hoitakse hinge kinni ja 8 sekundi jooksul hingatakse pikalt suu kaudu välja. Aga mitte ainult see rütmi hoidmine tegelikult, ma arvan, ei ole nagu see ainukene võtmetegur selle juures, vaid ka see, et ärevamaks muutudes me hakkame hingama pigem nagu kopsu üleosaga ja pinnapealselt. Ja kui seda 4-7-8 rakendada, siis võiks toimuda sügavam hingamine selliselt, et kui me hingame nina kaudu sisse, siis rinnak tõuseb ja kõht võlvub sisse. Ja 8 sekundit välja hingates hiljem toimuks vastupidine liikumine, et rinnak langeb ja kõhu alaosa võlvub välja, ehk me tegelikult võtame siis kasutusele diafragma ja suuname nii-öelda kõhtu ka seda hingamist. Ja see on tegelikult see, mis siis on leitud, et meie närvisüsteemi kutsub rahunemisele ja seeläbi me juba lõdvestume. Ehk on sul üks lugemis- või kuulamissoovitus. See võib olla muusika, podcast, raamat, veebilehekülgi on pakutud. Et midagi, mis inimesed võiksid teha või kuulata? Kui mõelda selliseid vaimse tervise podcasti, siis kõik raadio episoodid, mis peaasjad on välja töötanud, aga mu lemmik podcast on Mis mõttes podcast vaimse tervise koha pealt. Aga otse loomulikult olen ma ka aru saanud, et liiga palju tööalast kirjandus töökapil ei ole kuidagi kasulik ja tarvilik, et seal öökapil tegelikult võiks olla ikkagi midagi ilukirjanduse vallast ja miks mitte sellel aastal rohkem Eesti kirjandusele nii-öelda tähelepanu pöörata ja midagi sealt leida. Väga hästi. Ehk on üks rutiin, mis annab sinu igapäevale midagi juurde või hoiab värskena? See võib olla väga väike asi ka. Treening, kui vähegi võimalik ja sinna juurde võimalusel kuuma ja külma vee või siis sauna ja külma vee näiteks protseduurid, et ikkagi selline füüsiline aktiivsus. Ja viimane küsimus, kui tunned end vaimselt halvasti, siis kuhu esimese asjana pöörduda? Esimese asjana võiks mõelda, et kes on see mulle lähedane isik, kes kuidagi saab mind ilma kuidagi soovitusi või hinnanguid andmata ära kuulata. Et ma arvan, et see on ikkagi esimene võimalus, mida tasuks nagu kasutada. Ja kui tõesti tundub, et raske on oma lähedasele oma mõtetest rääkida või ei ole seda kuidagi sellist lähedast isikut, et siis
tõesti võib kasutada peaasja võimalusi on ju, et noored vanuses 12–26 saavad meie juurest nõustamise abi, aga võimalik ka chatis suhelda meie nõustajatega või kirja teel, et mitmeid erinevaid variante. Aga see sõbra oma mulle või lähedase inimese oma meeldib mulle väga, et sealt võib kooruda see, et 50% juhtudest ei olegi see mure võib-olla nii suur, oletame, või seda polegi olemas. Okei, aga ütleme nii, et jälgige ennast, jälgige teisi, tundub eriti läbipõlemise puhul, et teiste jälgimine on, või teised saavad paremini aru kui sina ise. See on salakaval, peaasi.ee saab kindlasti lisa lugeda sellest ja üleüldiselt ka, et kuidas siis neid kõiki vitamiini täis hoida siis, mis võiks olla. Ja oleme palju targemad pärast tänast. Aitäh sulle, Kristel! Palun!